Mina olen mõnikord imestanud selle üle, mispärast need inimesed, kes käisid koolis, gümnaasiumites sajandi alguse poole, mispärast nendel kõigil on nii hästi meeles kõik, mis nad õppisid kooli ajal. Treffneri poisid mäletavad nii paljut, Lenderi gümnaasiumi tüdrukud teavad kõike seda, mida nad tol ajal õppisid. Võib-olla, et sel ajal oligi tegemist selle hea vaimse tasakaaluga koolis. Kindlasti üks mõte on see ja teine asi on see, et mul on selline tunne, et see, mis on nooruses hästi õpitud, ega see nii kergelt meelest ei lähe. Ja kui on seda õpetatud ka niimoodi, et õpilane on sellest väga hästi aru saanud, siis on ta küll surmani meeles. Ja seepärast me imetleme ka praegust neid õpetajaid, kes praegu neid enam koolis küll ei ole, nad on pensionil läinud, aga kes on varem meil koolis töötanud ja kes on kunagi gümnaasiumides õppinud, nad on kõik haritud inimesed olnud. Ja siin ei ole mingit muud ütelda, kui ainult au nendele endile ja au nende õpetajatele, et nad teadmised on nii kaua värskelt püsinud. Ja ega tulnud samad, ega meie ajal kahtlemata ka, ma kujutan praegu ette meie õpilasi ja vilislasi, kes nüüd siin kooligi on lõpetanud ja koolides laulnud, kui ikka väga hea ja õnnestunud kontsert on. Ja on ta siis olnud siis kodumaal või välismaal või Siberis või Saksamaal. See on kahtlemata elamus, meie elamus, meie tasandil. Ja see kahtlemata jääb meelde. Mina ei mäleta, ma vanemate vilistlased kohtun, ma poistekool olnud 33 aastat vana, 34 jookseb. Ja need esimesed lauljad seal, kes nüüd nii algaastas olid, need on ju ka juba täismehed. Ja need tuletavad meelde, et kuidas Taškendis ikka oli, mis Barbar kontsertsaal seal oli ja kuidas Kišinov, mis oli, kuidas mina kõik ei mäleta teha nii hästi. Aga nendel on mingisugune eredus jäänud ja kahtlemata see on meie ajastu, meie õpilaste see, mis jälle silma hakkab ja meelde jääb. Et eks igal ajal on omad niisugused tõed ja tavad ja kahtlemata kool on üks huvitav asi. Võib-olla tõesti, et niisugune põhjalikum tegelemine muusikaga muudab lapse vaimu kuidagi sedavõrd paindlikumaks, et kui ta on kunagi 60, siis ta üllatab ka oma lapselapsi juba sellega, et ta teab rohkem, kui lapselaps õpib parasjagu just ülikoolis. Ja see võib nii olla. Ja kui nüüd sellele lisada, mis Uno praegust ütles, siis meie kooli võib-olla üheks omapärast on ka see, et tõesti meie õpilased on väga palju käinud. Ja see on nüüd kõik see, mis tuleb lisaks tavalisele kooliharidusele. Kõik need teadmised geograafiast, väga paljudest muudest ainetest, mis on seoses nende reisidega. Lapsed on otseselt tunnetanud keelevajadust. Ja mul on väga meeles, kui me ükskord tulime Tšehhimaalt tagasi, pidasime Vapramäel kinni, enne kui me laiali läksime, siis tüdrukud tulid minu juurde ütlesid, et kas me saaksime järgmine aasta näiteks inglise keelt rohkem tunda. Pidasime nõu, vaatasime õppelane võimalust järgi ja nad said seda. Ja praegust meie koolis õppivad õpilased väga meelesti võõrkeeli. Valikuid on ka palju. Aga nad teevad seda tõesti hea meelega, sest nad tunnetavad, et seda praktilise elus on tarvis. Võib-olla mõni aeg tagasi, kui see keeleõppe ei leidnud just aktiivset väljundit ja siis see õppimine võib-olla oli ka natuke sünduslik. Nad ei saanud aru, miks nad seda peavad tegema. Aga nüüd on see kõige hea selge. Ja mis ma veel lisaks võib-olla selline emotsionaalne laeng või niisugune emotsionaalne läbielamine, mis muusika annab. See on mõnikord niisugune erakordne ja väga sütitav. Ma mäletan, laulsime kunagi Riia Toomkirikus Orreli saatel, seal on tõeline Orrel, ikka suur Orrel, riigi uut isamaad ja kui see suur forte finaal lõppes, siis oli niisugune vaikus, et tükk aega oli see ahetus, mis juhtub. Mehed olid kõik nii endasse kindlalt, et viimase välja andnud ja siis ta aega mööda haistus ja nägid, et emotsionaalne laeng oli metsik, mida arva juhtub esinema. Et niisugune muusika annab tegelikult väga palju inimese niisugusele olemusele ja kahtlemata see sütitab ja vaimustab ja toredad inimesed kasvavad. Sest need inimesed näevad aeg-ajalt seda hetke, kuidas isegi vana jumal ise üleval hinge kinni hoiab. Ja kõik põnev. Ja neid momente on niisugused kunstitegevus palju. Ja need on äärmiselt suure kasvatusväärtusega.
Eesti jaoks niisugune klassikaline kooli etalon, sümbol meie jaoks on kahtlemata Lutsu, Kevade ja sealsed koolipoisid, kes siis balansseerisid autokraatse Köstri ja demokraatliku õpetaja Lauri vahel. Huvitav, kui erinev on tänane koolipoiss nendest koolipoistest, keda me kõik siiamaale suure mõnuga vaatame Kevadest? Ma arvan, et ka praegust on olemas omad Tootsid ja Kiired ja omad Teeled, sest et need kujud on ju tegelikult ju meie laste koondkujud. Ja olgugi, et aeg on edasi läinud, ega nad ole väga muutunud. Võib-olla need valdkonnad, millega nad silma paistavad, võib olla natuke teistsugused. Aga lapsed on ikka lapsed ja peale õppetööd meeldib neile teha igasuguseid asju, mis mõnikord ka võib-olla heaks kiitu alati ei leia, aga nad on lihtsalt lapsed ja nad oma lapsepõlve peavad ikka kätte saama. See mulle meeldib, et nad on sellised. Kas nad mitte ei küpse varem kui kunagised lapsed? No, seda võib ütelda küll, seda ütlevad ka meedikud ja seda on ka koolis näha. Ja ilmselt on nad ka elu suhtes nõudlikumad kui võib-olla teise ja kolmanda põlvkonna lapsed enne neid. Küllap see on nii. No kahtlemata. Isegi näiteks häälemurre, mis meie saatus muidugi on ja meie kurb saatus häälemurre tuleb märkatavalt varem kui vanasti. Isegi see meie põlvkonna ajal oli, kui ka 9. klassi poiss oli ikka raudselt, 8-9 oli veel sopran. Nüüd on 6. klassi juba läinud. 6. klassi mees mõistab passi juba sinna. Tähendab, meil on elu selle võrra raskeks. Ja see surub meid üha allapoole. Algklassides rohkem andma seda haridust, et see algklassi laps juba oskaks ennast niisi väljendada, et ta oleks täis mehest mingisuguse skandaalis või oratooriumis. See on raske asi tegelikult. Ja seda ei ole vaja, kuidagi moodi selgitada, sest elu on lihtsalt selle paika pannud. Kui siin 7. keskkoolis on parasjagu tegemist füüsiliselt varavana nõudliku noore inimesega, kes tekitab pärast tunde näiteks mingisuguseid mõistetavaid probleeme, kas teie siis olete rohkem õpetajad Laurid või siis Köstrid? No meie püüame ikka olla ikka Lauri poole. Nii palju kui vähegi annab. Ikka natuke peab ikka meelitama ja natuke peab temast ka nägema, teda ennast ja muidugi siis tuleb ka allutada jälle teda muusikasse või oma ainesse või teda jälle sundima ennast tegema ja enda kallal tööle ja enda kallal arendama ja kahtlemata, sest ainult piitsaga ei saa. Ega Köstri kurjusega ja alati läbi ei löö. Minu meelest kõige tähtsam on ikkagi see, et laps ise saaks aru, millest on eksinud ja kui see asi jõuab sellisesse rahuliku arutamise staadiumisse, siis vast see viib rohkem sihile kui lausa lajatamine. Missugune näeb see sama kool siin välja, no ütleme 20 aasta pärast? Ma tahaksin vaid ühte, et meie kool oleks 20 aasta pärast selline, mis tagaks õpilastele just niisuguse hariduse, millega nad saavad hakkama nii Eestimaal kui ka väljaspool Eestit ja mis teeks neile lihtsalt kõik elus oleva rohkem kättesaadavaks, kui halva hariduse korral see oleks. Me oleme ilmas ka ringi käinud oma jagu ja on palju maid ja rahvaid näinud, kus on majanduspotentsiaal kõvasti üle, kõiki on külluses, aga ei osata ja ei osata tehta ja tulemusi ei ole. Et kui me saaks niimoodi, et meid hakatakse ka mõistma seda vaimset potentsiaali toetama ja majandusmeelt hakkaks aru saama, et see inimkond just selle najal kasvab paremini, siis on meil 20 aasta pärast kindlasti paremad variandid, paremad võimalused, paremad pillid, paremad rõivad seljas, paremad majandustingimused, õpetajad elavad rõõmsameelsemalt, ei muretse nii väga homse päeva pärast ja siis on ka töötulemus parem, sest meil vaimu potentsiaal on koolis tugev. Ma julgen seda öelda.